Tere tulemast, Petrolets on meil suvepuhkuselt siin peaaegu, et võib olla varsti öelda, et tagasi ja tänaseks esimeseks ürituseks meil Cars & Coffee korraldatud siis Cars & Barbecue seekord ja no minu auto on täitsa esimest korda üleüldse kuskil näitusel. Siin on palju ilusaid autosid veel. Räägi meile, Kristo, millega sa seekord siis hakkama olete saanud ja mis me siin täna teeme? Kas tahad, ma võtan mikri enda kätte? No ma võtan mikri enda kätte, minu show. Aitäh teile. Ühesõnaga, Cars & Barbecue festival tõesti see on. Kuidagi see barbecue festival minuni jõudis. Üks, et vanad korraldajad minu juurde tulid, et autonäitusi sa ju korraldad. Et mis see barbecue siis ära korraldada on? Ja nii ta ette sai võetud, nagu mul kombeks on, siis kohe tuleb ajalugu teha. Ehk siis läbi aastaid vist 20 on korraldatud barbecue festivali küll osana Vanamõisalaadast. Täna tõime me ta Vanamõisalt ära, tõime teletorni juurde. Ei ole keegi nii suurelt veel seda korraldada suutnud. 17 võistkonda, 6 erinevast riigist, platsi peal umbes 150 erinevat projektiautot, lisaks mootorrattad, traigid, ralliautod, expoala on meeletu, lasteala on meeletu, minu jaoks ka väga suur step up. Et ikkagi saan täna öelda, et unetunde on umbes 4 ja närv on sees olnud umbes nädala algusest. Et ikkagi siuke vägev asi on ette võetud, et kogu pere ikkagi festivali olen ma aastaid teha tahtnud. See aasta 1-päevane, loodetavasti järgmine aasta 2-päevane. Autod meile mõlemale meeldivad. Ja siin on, nagu sa ütlesid, 150 autot, mis on päris suur hulk. Kõik see regamised ja asjad, ma pean selles suhtes nagu kiitma. Ise muidugi ka digiturundaja olles, et väga mõnus oli. Sa said e-maili, sa said teada, kus sa pead tulema ja kõik see. Aga teine asi on ka veel sööma peab alati, eks on ju. Ja tavaliselt on olnud lihtsalt mingisugune toitlustuskoht kuskil juures, eks on ju. Ja nüüd on meil lausa barbecue festival, millele te olete siis nii-öelda ka nagu siia kokku toonud ja ühendanud need 2 asja. Mis sa ise ootad kõige rohkem sellelt ürituselt täna? Minu jaoks on olnud ju kogu aeg oluline see, et me erinevaid kommuune kokku toome. Ja tegelikult ju täna on näha, et autokommuun on barbecue kommuun ja barbecue kommuun on tegelikult autokommuun. Ehe näide ju grilli ja barbecue ässad. Ardo Kalda, kes tegelikult on ju üks Weissfabi, nagu meie teda hellitavalt kutsume Papa Weissfab. Ja Papa Weissfab isiklikult ja tema telgi ees ju ka ägedad autod ja ajab ju lahedat asja. Ja suuresti tänu sellele tegelikult nagu seda kommuuni ühendamist ma tahakski. Tulevad inimesed peredega kohale, väga palju on seekord välismaalt külastajaid, Soome, Rootsi, Norra, Läti, Leedu, väga palju on väliskülalisi. Ehk siis ma arvan, et me täna oleme oma eesmärgi täitnud. Võisteldes täna 15. augustil umbes 7 teise sündmusega. Pärnus on drift, siis on vanatehnika lustisõit, siis on jumal teab ja väga palju toimub Eesti, Läti, Soome sündmusi sellel nädalavahetusel. Ma arvan, et ma olen saavutanud selle, mida ma olen tahtnud teha kogu pere festivali. Uhke tunne on juba täna, ma olen uhke enne kõike oma meeskonna üle, kes mul lollide ideedega alati kaasa tulevad, sest ega nad ju ei teadnud, et ma festivali korraldama hakkan. Ma läksin nende juurde ükselt jutuga, et kutid, et ma olen nüüd nagu teises MTÜ juhatuses ka, et nüüd teeme barbecuega koos ja nii ta läks. Aga ma arvan, et sellel aastal saab jälle näha ka lõpukõnes natukene märga silma ja nagu mul kombeks on, et ikkagi kui asi hinge läheb, siis silma märjaks tõmbab. Ma arvan, et me täna oleme oma eesmärgi täitnud ja oleme väga heas kohas. Päike tuleb ka välja ja ilm läheb ilusaks, et selles suhtes ma arvan, et päev on juba tegelikult õnnestunud. No ma arvan sama ja ega siin midagi ei olegi soovida. Meie lähme nüüd koos teiega kõik vaatama kõike seda, mis siia on kokku toodud ja ega midagi, järgmiste veel suuremate üritusteni, seega head vaatamist.
märkamatult videomaagia abil oleme me vahetunud kohad, või tähendab, mina olen vahetunud koha ja minu kõrval on Rene Kiis, kes siis vastutab siin kogu selle barbecue asjade juurest. Ma arvan, et iga Eesti mees võib öelda enda kohta, et ta oskab grillida. Aga mis sa arvad, kas see on samamoodi nagu see, et 60% juhtidest arvavad, et nad on parimad juhid teistest? No tegelikult ütleme nii, et eestlaste grillimine ja barbecue on kõvasti arenenud, ütleme viimase 20-30 aastaga. Aga see, mis siin täna toimub, see on ikkagi, ütleme selline juba kõrgem pilotaaž, et 17 mansat 6 riigist küpsetatakse rahvusvaheliselt kõige tuntuma organisatsiooni, see on siis Kansas City Barbecue Society reeglite järgi hindavad professionaalsed kohtunikud, kes on lävinud koolitused nii edasi. Hindamine on pime hindamine, mis tähendab seda, et nad ei tea, kelle, mis võistkonna rooga nad hindavad, ehk see oleks hästi nagu nii-öelda, kõik on hästi ära timmitud, ütleme nii. Ja teistpidi siis voorud on kana, siga, sealiha, searibi ja veise brisket, mis iseenesest on niisugune päris korralik hea tükk, aga mis küpseb ka kellel siin 6 tundi, kellel 12 tundi. Et see on nagu niisugune kõrgem kunst ja kõrgem kokandus, aga teistpidi ma ütlen, et nende samade mansade hulgas on väga palju selliseid tõsiseid Ameerika autofänne, on, ma ei tea, metallikunstnikke, on loomulikult kokkasid, aga igasugustelt erialadelt, et tegelikult see on niisugune hobist kasvanud nüüd siin mõnedele meeskondade jaoks juba professionaalne sport, kes käivad ka Eestit esindamas näiteks Ameerikas. Just hiljuti mõned nädalad tagasi tuldi Euroopast auhinnaliste kohtadega ja nii edasi. Nii et see on väga põnev, seda tasub tulla vaatama, juttu ajama nende inimestega, et sealt saab kindlasti ka omi nippe ja asju juurde veel. No ma mõtlengi ise, et jällegi selle samamoodi, et ma arvan, et ma oskan grillida või midagi, aga suure tõenäosusega midagi ma kindlasti valesti teen. Nagu, mis on tegelikult päris ühtepidi põnev, teistpidi nagu veits jama, et nagu iga asjaga saab minna nii detailseks ja nii nagu nüanssidesse, maitseained, kõik mingisugune suitsusus, kui kaua, mis temperatuurid ja asjad. Et noh, enamikul on meil siin kuskil Mahimast ostetud kuppelgrill on ja siis me nüüd siis grillime on ju. No tegelikult ei, ma ütlen seda, et igasugused grillid ja ei ole see niimoodi, et ainult, ma ei tea, selles uhkes korredi smokeris saab parima liha või sul peab olema ilmtingimata keraamiline grill. Tegelikult on see, et hakkad ikkagi ufost pihta või küpsetad ka lõkke peal saaks lõkki, sealt saad mingi aimduse, vaatad, ma ei tea, Facebookis grilligruppi või erinevaid gruppe on, eks ole. Seal tuleb juba sellist muud informatsiooni juurde ja kindlasti tasub just sellistel üritustel käia ja meestega, kes seda teevad nii-öelda piltlikult öeldes igapäevaselt, et nendega rääkida ja nii edasi. Aga kogu selle asja, et mis ma rõhutan, et see aparaat ise on hästi oluline. Aga tegelikult barbecue puhul või mis on siis ütleme grillimise ja barbecue põhiline vahe, et barbecue ahjus küpseb sul liha nii-öelda kaudsel kuumusel, et ei ole otse süte kohal, vaid on seal nii-öelda erinevad siis lahendused, eks ole. Ja see tekitab selle asja, et liha tuleb mahlasem, suitsusem ja ta küpseb natukene kauem, ehk võtke aega, et igasuguse nii-öelda toidu valmistamise, eriti küpsetamise puhul, võta aega, ära kiirusta. Ma tean siinkohal rääkida seda, et ma tegin ise mingil imelikul põhjusel jõuludeks endale, panin mul on mingisugune barbecue-laadne ahi, ega esimest korda midagi proovisin, tegin tule sinna teise poolde alla ja lasin fooliumi sees täitsa tavalisel lihtsalt sealihal küpseda mingi 4 tundi ja mis oli kõige parem oli, ma pidin palju vähem tegelema sellega kui tavalise šašlõki küpsetamisega, kus siis tead, ma ei tea, iga 5 minuti tagant midagi keerad on ja see lihtsalt tiksus seal, vaatasid, et tuli oleks all ja parim liha ever. Igatahes, suur tänu sulle ja me nüüd nagu ikka oleme siin pigem petroleetsid, me oleme siin käime sööme ka ja kõik see, aga me läheme nüüd vaatame jälle autosid. Tasub tulla autosid vaatama lõunale ja nagu autod ja lõuna kõik kohal. Muidu on tavaliselt mingi 4 päevak või siis pühapäeval lähed sõitma, aga tuled siia. Järgmine aasta kindlasti tasub tulla, ma arvan. Mis head pakute?
brisket on siin praegu, viimane võistlustöö, tahad? Jaa, ma ei ole söönud vist kunagi brisketit päris ausalt. Brisket, minu esimene, elu esimene. Aga mine, noh, poolane. Mõnusalt piprane, terav. Me oleme praegu siin nüüd, kus X-leegid. Ja räägi mulle kiirelt parim või lihtsaim, kuidas on kõige lihtsam alustada barbecue liha tegemisega kodus? Kõige lihtsam moodus on kirjutada YouTube'i barbecue ässad ja vaadata nende videosi, Ardo videosi. Ja sealt tuleb igasuguseid mõtteid, aga kui nüüd nagu päriselt ise, siis tegelikult julgus. Sest et kui sa ei viitsi ja ei julge ja ei taha proovida, siis sa ei saagi. Ja seda tuleb lihtsalt proovida, esimesed 2-3 tükki lähevad võib-olla vähe metsa, aga sul tekib juba mõte ja tead juba, kuidas oma ahju temperatuuri reguleerida ja siis sul hakkab tulema. Aga seda ei tee ju mingit tavalisest nagu sealihast või? Noh, selles mõttes, et võid teha, aga... Ei, no jaa, brisket, ütleme, need võistlustooted on, enamus on kõik Ameerika liha, just võistluse mõistes. Aga kõige lihtsam asi on Selversi promost kuni 3-kilone see kaelakarbonaad ja seda siis pulled porkiks või selliseks suureks lihatükk. Kaua küpsetatud madalamal temperatuuril. Sellega sa, barbecue ütleme ka 120-130 kraadi ahju temperatuur, 7 tundi ja niimoodi, et selle liha temperatuur oleks seal 90 kanti, need numbrid peab täpselt üle vaatama, mis täpselt on. Kuppelgrillis ka saan teha seda või? Kui sa suudad tavalises kuppelgrillis hoida 7 tundi järjest 130-120 kraadi, siis jah, aga ausalt, ma olen ühe korra proovinud, mina ei suutis. Ma ei saanud seda temperatuuri. See läheb nagu... No igal juhul ei tii, kui palju hääd kraami siin juba on ja ma ütlen, et päris hea on, et see Kaarsent barbecue siia kokku on nagu toodud niimoodi. Kas ma saaksin proovida midagi? No, vaatame kohe. Nii, aga ma annan selle sulle. Siin on brisketid ja siin on siis aba. Aba ja brisket. Proovime kõigepealt aba, see brisketit on kohe 2 tükki ütlenud. Natuke ära jahtunud juba, aga ma jõudsin ka siia ilmselgelt mitte õigel ajal. Liha kohta ei ole küll mitte midagi halba öelda. Ega ma ei oska midagi nagu selles mõttes öelda peale selle, et see on maitse, magus see kaste, nagu enamikul nendel on. Aga liha on selline mõnus ja pehme ilmselgelt. Barbecue farm? Tegelikult Grillify, aga me oleme Barbecue farmi siis nagu kasvandikud võib öelda. No ma olen ka lihtne autopede, ega mina ei tea grillimisest suurt midagi nagu enamik võib-olla. Grillify barbecue tiimit, aga me saime alguse Barbecue farmist. See on niisugune äge koht meil seal, kus me esimesed võistlused tegime ja nüüd me oleme juba siin päris võistlustel 3 korda. Ja kuidas siis hetkel praegu arvamus on? Tuleb hästi? Lihad on antud, eks seda nüüd 60-40 ja ütleme nii, et eks neid. Seda võistlusliha veel, mis teil sinna läks, on järgi ka veel mõni tükk? Ei ole enam. Kõik söödi ära? Põhimõtteliselt rebitud liha. No rebitud liha, olgu, seda on täna juba päris palju saadud. Seda on ju täna rebitud päris palju. Ja. Kas kõigil on nagu erinevad maitseained või nagu paljud tunduvad, et on enda oma mingisugune teistsugune, aga nagu veidi maitseb natuke ikka sarnaselt? No eks nad on kõik ühte sükest joont ikka Ameerika maitseained. No ilmselt see, et kuna klienti selles mõttes tuntakse, et kui klient tahab sellist mõnusat magusat, on ju, siis sa pead ju sellist samad tegema. No meie maitsed on grillimaailmast, seal on ka enamus on Ameerika, et suur valik. Ei saa öelda, et nälga jääks, sest kuigi siit praegu midagi nosimist ei saanud, aga kõht on juba päris mõnusalt täis ka. Kõik on hästi. Oli vast maitseid on mitmeid ja maitset üle ei vaielda, vaid kakeldakse. Ma loodan, et siin läheb kõik väga sõbralikult ja Väga sõbralikult. Väga sõbralikult. Teeme siin ühe mehe veel, kes nüüd sa oled hästi kiirelt, ma võtan su siit kohe nagu intervjuud anda. See kõik on täiesti plaaniväline. Kui suur grillisõber sina oled? Väga. Oled sa siit leidnud endale lemmiku juba?
kurat, ma ei tea, ma olen, sõbrad on nii palju selle asjaga juba kokku puutunud ja ma olen sõprade juures, siis ma lemmikut on üle raske leida. No okei, ma saan aru. Aga autod, asjad? Pole sinna jõudnud. Pole veel jõudnud? Ma alles siia jõudsin ringiga. Aga nüüd ma lähen. Selge. Ma sinu autot juba nägin. Nägin? No siis saad päris kaugele ära käinud juba. Aga see oli seal sissepääsus. Seal on sissepääsus. Me tulime teiselt poolt, aga mina ka ei tea, ma olen esimest korda üldse mingi autoga näitusel või kuskil ja nüüd siin lampi vloogime. Ära jama, Speedestil olid ka. Tõsi, teist korda. Ma räägin, ma olen siin sellest lihast juba niimoodi, et tähendab nagu heas mõttes. Seega mõtted on juba nii aevil ja kõik see. Teletornis üleval oled käinud? Täna ei ole. Täna ei ole. Mul on au olnud, vaata seal on see restoran üleval. Mul on au olnud seal restorani peal, mitte katusel, kus sai ka vahepeal käia. Aga seal päris üleval on see esimene see ring, mingi relts on seal, vaata ma olen seal käinud. Connections. Väga lahe. Igal juhul, jõudu. Nii tore oli näha sind. Davai. Tšau. Tere, Raiko. Tšau. Kas sul on ka nüüd mingi üks vähestest nädalavahetustest, kus sa nagu lihtsalt niisama saad mujal käia või? Ei, seda on veel juhtunud sellepärast, et ma olen proovinud sättida kuidagi viimased aastad niimoodi, et meie enda sündmused ja asjad toimuksid nädala sees, sellepärast, et nädalavahetusel ei taha tööd teha. Pigem tahaks liha süüa ja ilusaid autosid vaadata. Absoluutselt. Veel parem oleks, kus saaks sõita nendega. Veel parem oleks, nagu me sinul näeme, et saaks kraasis olla. Ei, no saab. Tuleb mingi miljon vaeva näha ja siis vaat see on hea, et sa mõnes mõttes sellest räägid, et mulle on ikka öeldud, et kus nüüd ehitas maja ja siis ehitas garaaži ja siis tegi auto ka endal valmis. Aga keegi ei tea, kui palju vaeva on läinud selle jaoks, et see üldse sinnamaale jõuda. Et see on hea, et saaks, aga tegelikult on nagu see, et alati tahad midagi veel. Aga ma mõtlesin, et ma ei taha tõstukit endale garaažis, kurat ikka oleks vaja. Kuidas sul üldse, mis sul projekti selles mõttes sõitsid siia, ma saan aru? Absoluutselt, muidugi. Meil oli selle projektiga oli ju niimoodi, et kell 3 öösel või varahommikul sai auto kokku. Kell 12 ma olin Riias, see oli maikuus ja sõitsime Verterse poole. Seda mäletan. Tegime 5200 kilti tripi ära ja terve suve ma tegin endale nii palju vabaks, et ma tahtsingi nüüd ise käia erinevaid autoüritusi läbi ja siin ma siis nüüd olen jälle. No selles mõttes, et mina kohe varsti jõuan sinna lihaalale. Autod on enam-vähem ära vaadatud, et ega kella järgi olekski viimane aeg minna kontrollida üle, kuidas ma saan aru, et maailma parimad on siia kokku toodud. Jaa, on. Nii et tuleb minna vaadata, mida seal mehed teevad ja on ka väike oht. Ma nägin, et inimesed lahkusid mingite kottidega, et saab endale kaasa osta, mida õhtul ise grilli peale panna. Mul on õnneks hea suur auto, millel on suur pagasnik. Vaat sellepärast on ka vanad hobimasinad, isegi kui nad, nii nagu sul, sedaan ju. Aga vanadel sedaanidel sa paned asju pagasnikusse. Täna enam pane ju. Palju. Nii on. Tšau. Carson Barbecue 2026 aasta juba on täitsa uskumatu, kui kiiresti aeg on läinud, aga on läbi saanud see päev ja nii kiiresti, kui ta algas, tegelikult on nagu läbi saanud, aga tegelikult on väga palju toimunud, nagu te siit loodetavasti olete näinud. Autod juba vaikselt siin roll-outivad ehk siis lähevad alalt ära. No kuidas rahule jääme? Liha oli hea, autod olid ilusad, ilm oli ka hea. Inimesed olid rõõmsad ja toredad, nii et ei oskagi praegu siia midagi rohkem pikemalt üldse ei rääkida. Meil tuleb veel petroleetsidega mõned üritused see aasta. Ja eks me siis kuskil autoüritustel, kui te meid näete, öelge ikka alati tere ja nagu ikka, like'id, share'id, subscribe'id. Kohtumiseni!